Vabadus on ikkagi hästi selline üldsõnaline, eks ole, kui me võtame lihtsalt ühe mõiste ja ei hakka süüvima sellesse üldse, sest et tegelikult ju, kui natukene lähemalt vaadata, siis ilmselt ongi isikuti on ju vabaduse mõistega täiesti erinevalt tõlgitsetav. Et ta on väga personaalne tegelikult teinekord, kui me võtame ühe inimese, et mida vabadus talle tähendab, eks ole, et ilusti on öeldud ju, et ori näiteks ei taha üldse vabaks saada, tegelikult ju ta tahab saada orjapidajaks. Ennekõike on ju see, et suures plaanis on ütleme, üksikindiviidi vabadus on jaotatav ja jagunebki kaheks nagu täiesti erinevaks momendiks, on ihuline vabadus, mis on sagedasti just võimalustega seotud, eks ole, materiaalsete võimaluste ehk rahaga, ja mentaalne vabadus, mis on tegelikult ju, eks ole, meie maisest mammonast nagu täiesti lahus ja ütleme, äärmuslikul juhul me teame ju väga suurepäraseid fantastilisi vaimuinimesi, kes näiteks Vene aja orjastavates tingimustes suutsid olla sisemiselt vabad, vaimselt vabad, elasid metsas ja tegelesid vaimumaailmaga. Kui me räägime riigi ja rahva vabadusest, eks ole, siis see on meil ju ammu juba 27 aastat käes olnud ja kui ta tuli, siis ta oli eriti teravalt tajutav ja rõõmu oli paljudest. Aga meil on ju viimaste aegade mure on see, et seda vabadust tuleb hoida tegelikult ja kuidas teda hoida ja mis temaga teha või ta on ka jälle, eks ole, hea näide on a la nagu raha või investeering, eks ole, et eks see on sama tüüpi protsess, et kui sa annad jobukesele, eks ole, annad ikka lollile tohutu hunniku raha, seega midagi head sealt ei tarvitse tulla, eks ole. Eks ta kipub ka sedamoodi olema, et me harjume hääde asjadega, harjume ju kohe. Vabadusega on täpselt sama asi. Kõikvõimalike hüvedega inimene harjub peaaegu sekundi pealt ja tegelikult saame ta väärtusest ikkagi aru alles siis, kui ta jälle ära võetakse. Antud juhul oli see, mis erutas, oli must auk kui selline, eks ole, kui me räägime astrofüüsikast, siis see on midagi väga hüpoteetilist, eks ole, ta on hästi naljakas asi, sest tegelikult ega ju mitte keegi ei tea, kas ta üldse olemaski on, eks ole, aga teda on registreeritud, midagi sellist peab olema ja mis kõik endasse imeb nii-öelda kogu mateeria, et selline superauk ja see on selline hästi erutav teema miskipärast, et see oli see, mis kummitama tuli ja noh, nii ma ta lahendasin. Oli plaan isegi ja mingisugune idee ots oli just nimelt, et see seos nagu hästi nähtavaks teha, aga see tundus nagu liiga näpuga näitav ja liiga literatuurne, no ütleme, et see päkapikk, kes seda auku kaevab, et tal on tiivakised seljas. Eks ole, nagu täiesti üheselt vabaduse märk, aga need tiivakesed oleks olnud rahakupüürid. Siis ta oleks nagu väga liiga karikatuurseks läinud ja kuidagi liiga näpuga näitavaks, eks ole, et inimene, kes raha abil võiks lendu tõusta, tegelikult kaevab endale musta auku. Noh, midagi sellist võiks olla see kontseptsioon. Üks väga vinge vene kirjanik, Viktor Pelevin, on väga ilusti kirjutanud selle kohta, jutt käib vene mehest nii-öelda, aga noh, see on laiendatav ju, miks mitte Eesti mehele peaaegu sama hästi, et umbes nii, et seni kuni tema ihu möllab ja maitseb maiseid rõõme, istub vaim tsoonis oma aega. See on fantastiline lausung.